Möödunud päevad. Appi, päästke mind! Ei päästa hoopis mind, mida ärge teile vaiestke. Appi, tule appi, algas rahvas! Kus mu vend on? Seal ongi. Issand, mis teil juhtus? Kukkus kui noaotsa kodus 10 korda järjest. Lihtsalt väike rumalus, midagi pole teha. Oi plää. Kogemata libises, see juhtus nii rumalat, ma kuusin 10 korda noaotsa kodus. Tahtsin uisutajat mängida enne surma. Oi, aita mul ta püsti tõsta. Davai, ma kohe aitan. Oi, kurat. Me peame jalga laskma siit, tõmbame auto kohe, Поехали. Lähme katuse peale, seal on helikopter, päästab inimesi. Oodake, mu naine on haige, ta kõht ei ole kõige paremas korras. Mis tal juhtus siis? Tal ei ole midagi muud viga, aga kukkus noa otsa 10 korda kodus, Vai. Nimeseldi järgi nägin, et ta nimi on Brian. Brian, ole hea mees ja aita mu naist, tal ei ole kõht korras, Oled sa kindel, et ta hammustada ei ole saanud? Ta ei ole hammustada saanud, sul on arstid ja doktorid ja spetsialistid seal kuulsa ja mitte midagi, ma olin puu otsas, kui pauk käis väljas. Üllatus sulle. Meile püss sulle. Ka William jõudis katuse peale. Ma võtaks teid kõiki kaasa, aga see on ainult 2 kohta siin. Me mahuks kõik siia peale. 2 paksu ja 1 sale on mis liig selle helikopteri jaoks. Saara roni kohe helikopteri peale. Tule, ma aitan. Tule aita ta püsti tõsta. Aegu kahukene. Vaatame kohe. No võta ta vastu nüüd, ole mees. Ootame musirullikene, ma kohe tulen tagasi. Ma juba ootan siin, kallis. Tule tagasi ruttu. Davai vennakene, hakkame minema nüüd. Tule kaasa ruttu. Ma jään siia. Me ronime kõik sinna peale. Saad aru või? Nii palju kui mina mäletan, ainult 2 tükki tohib ronida helikopteri peale. Vend, ma jään siia. Peale kui mu jalakene veel haige. Sina koli helikopteri peale oma naisega. Ma jään siia. Ära põe mu pärast. Ma saan hakkama üksi. Ai, mu jalakene. Oi, pidena. Kuhu te lendate? Mis linna te lendate? Võrru, meil on seal baas. Tule järgi, kui leiad meid üles. Musika on andeks, et ma jään oma venna juurde. Ta ei saa üksi hakkama muidu. Palun ei. Mul ei ole rahagi. Võta mu hõbesõrmus ja kui tahad kommi osta, siis müü see maha. Äkki saad isegi rummi osta, kui vaja. Mu tupsu nõnnukene, ma olen mõtetes sinuga alati koos. Kas sa tuled ka kaasa? Ei! Ta jääb siia oma vennaga. Oi! Diego, mida sa teed? Miks sa siia jääd? Vaatasin lahkuvat Saarat, vaatasin oma venna poole ja järsku sain aru, see on järjekordne uni. Ma olen jälle unenäos. Kaks aastat hiljem. Oli möödunud 2 aastat sellest ajast, kui ma naist viimati seal katusel nägin. Sõitsime vennaga ringi, nagu vanad pätid, püüdsime ellu jääda, tappes zombisi. Otsisime vennaga oma kämpingu liikmeid. 2 inimest, kes oli kaotsi läinud hommikuks. Kuigi väga palju loota ei olnud, siiski lootsime, et äkki nad on elus. Juhu! Leon ja Alvarez, me leiame teid, ärge muretsege. Jõudsime surnuaeda. Me kaotasime nad. No kus nad on? Ta pane oma mootor seisma, ma näen midagi seal, vaata sinna. Siinsamas. Täitsa persest on veel elus. Alvarez, kas sa kuuled mind, oled sa elus? Alvarez, mis siin juhtus, räägi mulle. Ma mõtlen, et kes sulle tegi seda? Kas need olid tripperid? Tripperid oli loll gäng, keda me üldse ei sallinud. Leon! See oli tema!
Leon, ometi ei. Goodbye, Sukers! Leon, meie vana tiimikaaslane ja liige, kellega me aastaid koos olime olnud. Hakkasime Leoni taga ajama ja järsku mulle meenus. See on ju kõigest uni. Eelmine päev ma veel ei tundnudki ühte nendest. Ei enda naist ega Leoni ega oma venda. See on järjekordne unenägu, kus ma olen. Miks ma siis mõtlesin oma naisest? Miks ma muretsesin oma venna pärast? Miks me ajasime taga seda jopskit? Alles eelmises unenäos ajas mind taga Nemesis, üritades mind tappa zombidest täis linnas. Ja nüüd olen ma kuskil pärapõrgus, ajan taga mingit jopskit, kes tappis kedagi, keda ma ei mäleta isegi enam. Millega ma selle ära olen teeninud? Ma pean lõpetama selliste unenägude nägemise. Õnneks tulistas William Leoni motika pihta paar laksu, aga kahjuks algas reklaam. Okei, see oli tegelikult nali. Vaata ette nüüd, kurat, ta tulistab. Ai! Kata mind, ma jooksen temani. Okei, let's do it. Hasta la vista! Kui ma oleksin Leon, kuhu ma siis läheksin? Ma läheks sinna. Vau, kui tark sa oled. Ma tulen ka. Hakkasime teda kahekesi jälitama. Õnneks mul olid kuldisilmad ja ma nägin nähtamatuid asju, mida keegi teine ei näinud. Nagu kuues meel, ma teadsin täpselt, kuhu see tõbras põgenes. Surprise! Ettevaatust viska pikali! Mida kuradit? Pepu! Järele talle! No võta nüüd! Õnneks Leoni kuulid olid otsa saanud ja nüüd tuli ta vaid kinni püüda. Äkki kuulsin zombide hääli. Kuule, ma kuulen kuskil zombis, ole ettevaatlik. Kas sa kuulsid zombide orgiat? Täitsa võimalik, ja ma kuulsin midagi sellist. Järsku nägin neid. See oligi zombide orgia. Mida kuradid, kui palju? Parem on hoiduda nende eest. Kuna olin ilus, tark ja osav, siis suutsin ka üle aia hüpata õnneks. No mida kurat, mu ketšup läks laiali kõik. Kätte saime. Suitsu ei ole või? No nii, väike lillekene. Me kohtume taas, nagu ma lubasin. Ilma asjata mängisid meiega junn. Ma ei ole junn, ja ma ei mänginud. Kurat, ma sulle kohe... Rahu, ära nabapaigast tõmba. Mees, kuhu sa meie nänni peitsid? Mis nänni? Meie nänni, mille sa ära peitsid, Tondo. Sa tead küll. Zombid lärmasid. Oota, ma annan selle kaardi kohe sulle, kus on kirjas kõik asjad, mis ma olen ära peitnud. Näed, siin on olemas. Ärge jätke mind üksi. Joptui Matt, kuhu kohta sa panid? Vanas surnahoias, künka taga seal. Okei, siis. Oota, ära jätta mind siia üksinda. Ära tee nii. Võta mind kaasa või lase mind maha. Olin heas tujus, kuna saime oma nänni tagasi. Niisiis lasin talle kuuli pähe. Oi, mu pea! Nüüd pidime leidma surnuaia, kus me nänn peidus oli. Kahjuks minu motikas ei töötanud hästi. Fuck, see küll ei tööta. Ükski teine jupp ka sinna motikale ei kõlvanud. Nii pidime leidma teise lahenduse. Oi, blää. Hullu Villi kohakene ei ole väga kaugel. Lähme sinna. Toome mõned jupid kohe sealt samast. Kui hullul Villil ei ole juppi, siis ei ole mitte kellelgi teisel ka. Tal on ju garaasid ja puha. Niisiis alustasime teed Hullu Villi käpingusse. Tal pidi olema vajalikud mootorrattajupid seal, nii et olin lootusest õhevil. Tee oli blokeeritud, nii et pidime kahekesi lükkama tänava puhtaks autodest. Eest lükka autot, no. Okei, no kuradi raske on see auto. Mine, no. Surprise! Sa kuradi...
laske mind lahti. Ma sulle veel. Vandekari üritas meile 1-0 ära teha ja meie saak endale noolida. Kuna meile sellised naljad eriti ei meeldinud, siis andsime endast kõik, et peale jääda. Kuna ma olin kunagi lihameistrina tööl olnud, siis oskasin hästi nuga käsitseda ja õpetasin nii mõnegi nipi ka uutele sõpradele selgeks. Kui olime röövritest jagu saanud, jõudsime lõpuks tunnelini. Kuradi pime, ma kardan pimedat, see tead küll ju. Laena mulle oma veepüstolit. Äkki tuleb mõni zombi. Ära ole nii kade, no. Okei. Kuigi ole suht pime ja mu sõbrakene kartis pimedust, läksime siiski edasi tunnelisse. Halloo, kas keegi on kodus? Kukuu! Kas sa sitahaisu tunned? Siisus! Mul tuli meelde, et me olime kodust kaasa võtnud paar sära küünalt, mida otsustasin selle peldiku peal kasutada. Loodame, et kedagi ei ole kodus, muidu läheb põnevaks. Süütasin oma säraküünla ja viskasin selle kollide ehitatud välipeldikusse. Tundus, et mõned zombid olid välipeldikut parasjagu kasutamas. Võtsin oma pumppüssi välja ja otsustasin neile õpetada, kuidas välipeldikut kasutada. Säh sulle. Õpi peldikut kasutama, sa tont. Kas niimoodi siis haisutatakse? Mitte kunagi keegi ei haisuta. Kas oled rahul nüüd? Ta on surnud, kurat. Nii juhtub jah, kui vastu pead paar matsu anda talle. Kurat, küll jälle läks nissu asi. Kõik oli rahulik, kuid kahjuks kannataja oli zombi. Edasi kõndides kohtasime paari zombit veel, kes olid kurjaks saanud, et me nende välipeldiku ära lõhkusime. Kuna välipeldikut neil enam üldse nagunii ei olnud, siis lasin neil kõigil pea lõhki. Mind külastas ka üks üllatuskülaline, kellele ma suurest vihast kombeid õpetasin. Ringi tuiates leidsin ühe korraliku mängupõssa, mille ma vaikselt taskusse endale panin. Jõudsime hullu Ville juurde, kui kahjuks too koht oli zombidest pilgeni täis. Oi, milline lõbu. Kõik kohad oli kolle täis. Isased zombid otsisid süüa tänavatel, põõsastest ja muidu hunnikutest. Emased zombid istusid katuse peal ja patsisid ümbrust. Mõni nõrguke söödi lihtsalt ära. Tundus, et asi läheb kohe hästi põnevaks. Mida sa mõtled seal, sõber? Kuidas me sinna saame minna? Sa lihtsalt sõida otse läbi ja mina tegelen nende asjadega. Mida? Lihtsalt anna mulle paar mintsi aega, et see asi üles leida ja siis sõidame nagu filmis minema. Sul on ikka väga haige fantaasia vahepeal oma ideedega. Loodan, et see toimib. Vennas pani motikale hääled sisse ja sõitis kiirelt terve kompleksi läbi. Kõik zombid, kes teda kuulsid, üritasid teda kinni püüda. Samal ajal kui vend mängis zombidega peitust mujal, mängisin mina kulli katluse peal naissoost zombidega. Leidsin järjekordse välipeldiku ja otsustasin sellele suure mõnuga tule otsa panna. Kuna zombid ei olnud minu käitumisega väga rahul, üritasid nad mulle korda õpetada. Kuna mina olin juba korda õppinud üks kord, siis seekord ei olnud mulle enam vaja õpetamist. Pigem jagasin ise oma näpunäiteid neile. Mõni koll tahtis minuga maadelda, mõni teine koll tahtis minuga hoopis peitust mängida. Need mängud olid äärmiselt põnevad ja igav mul ei hakanud kordagi. Leidsin ka ühe sisepeldiku, mille otsustasin puhastada tules. Nagu vanasti puhastati kõik halvad asjad tules. Tutvusin ka paari uue neiuga, kes kahjuks olid koledad ja otsustasime eri teed minna. Väga meeldiv oli teiega tuttavaks saada. Leidsin ka torukese, mida ma vajasin oma mutika remondiks. Kahjuks vennas ei olnud kõige osavam tüüp ja oli Ripperi poolt maha tõmmatud.
Tripperid, tule appi mulle, vennas! tormasin oma venda päästma. Tripperi vennad üritasid vennaga grillimispidu korraldada. Need tätokad on surnud mehe tätokad. Õige mees lõikab noaga endale tätokad, nagu meie. oled sa tänatud, et meie grillipeole tulid. me täname sind oma ohverduse eest, et meie grillipidu jätkuks. kui valus, ma ei taha enam grilli. tagasiteed enam pole. varsti on liha valmis. tunned juba lihalõhna ja kohe saab süüa. oota vaid natuke veel, palun. Õnneks jõudsin õigel ajal ja nottisin kõik lihasööjad maha. venna kahjuks olin peole natukene helinenud, niisiis pidu oli juba poole peale jõudnud. aitasin venna kiirelt püsti ja märkasin, et zombide orgia oli kohe pihta hakkamas. sain aru, et peame lahkuma kiirelt. vend imetas oma grillkätt. see oli mu lemmikkäsi. hakkame minema nüüd. tõmbasime oma pillile hääled sisse ja lasime zombide orgialt jalga. Õnneks olime peagi tagasi varsti oma punkris. olime mõlemad õnnelikud, et elusana tagasi jõudsime. nüüd olime jäänud vaid kahekesi, vaid mina ja mu vend. pidime hakkama saama kuidagi ka niimoodi. no nii, olemegi kodus. kodu, kullakallis kodu. ma siduksin suurest igatusest püksid täis. no ei ole midagi hullu, sa pead puhkama nüüd natukene. piigutama sitaste pükstega. ma lähen nüüd välja, üksinda. Lähen otsin oma mutika üles ja parandan ära. jaa. hästi, et aru said. kas sa vajad mu abi ka või? ei, mis ma selle poolsandiga ikka peale hakkan seal väljas. sust kasu nagunii ei ole ju väga. kuule, mul on laskemoona seal ukse juures olevas kastis. võta sealt nii palju kui vaja. oo, thanks, vennas. aga ära võta mu pumppüssi kaasa. ahah, okei. okei, eks ma võtan siis padrunid. püssi jätan siia. niisiis asusin ma tagasi teele oma mutiku juurde, kuid see juba on teine lugu.